Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Koht, kus see üleelamislaager on, näiteks terve rühm on korraga metsas, no see tehakse ikka, ütleme, metsa alusest tehakse täiesti puhtaks. Kõik vana rädi võetakse maha, kõik, mida on võimalik maha murda, kõik võetakse maha, tassitakse kohale. Sellepärast, et seal tuleb ehitada ju omal onnid, kõik värgid. Ja selles mõttes väga suurt suitsu ei tehta, et ülevalt avastumisvõimalus siis varjatud koht, nagu ta siin. Ja see sinine vedelik on... See on nüüd piiritus. Tehniline, jah. Kas see on selline piiritus, mida saab sooja saamiseks sisse ka võtta? Või see on ikka... Kuidas seal metsas tavaliselt on? Iga sõdur teeb siis endale või kuidagi... No metsalaagris kas on siis kuivtoidupakid, mida kannatab siis ka soojendada. Seal on valmis tehtud konservid. Või siis on tagala poolt tagatud siis katlatoit. Aga muidu on sõduril vesi kaasas endal ainult või? Kontrollitud vesi, jah. Mis tähendab kontrollitud? See tähendab, et usaldusväärsest kohast võetud, et kraavist ja kes teab, kust ei võta. Ja see on nüüd kana? See on nüüd kana. Kuidas on nende metsaelukate püüdmisega? No, kui sa metsas oled, siis sa pead olema suht koht varjatud ja et selline omapäine jahipidamine ei tule nagu kõne alla. Sõjapidamisele kasuks nagu. Aga kui ka kõht tühjunega, siis midagi teha ei ole. Aga noh, mis on metsas vilets, et üldiselt ei ole sul soola kaasas, kui sa oled sattunud üleelamislaagrisse, siis toidud on kõik üheülbalised. Maitsetud. Kontrollitakse kõik üle ennem, et ega sul ometi tikukarpi kui sellist kaasas ei ole. No sul võib olla lahtisi tikkus, on sul mingi 3-4 tükki ja ongi siis kõik. Ja väevelt tohib sul ka olla üks väike tükk ja ongi kogu lugu. Ja seal on siis õpetatakse, mismoodi näiteks, kuidas tikud kuivaks saada. Et tikk mitte kusagil mujal kuivaks ei lähe, aga paned juuste sisse. Juuste sisse? Aga sõduril on ju suht lühikesed juuksed. Seda küll, aga sellest piisab. Mitu korda oled maininud seda NATO-pakki või kuivtoitu nagu, et mis seal nagu siis selles NATO-pakis on? Noh, see on sõdurite sargoon NATO-pakk. Tegelikult ei pruugid olla üldse NATO-pakk, et see on ka meie oma kaitse poolt ettevalmistatud toidupakid. Isegi eestimaisid asju. Ja. Nüüd me oleme pea pool tundi seda kana siin keetnud, et kas ta hakkab valmis saama või? No, kohe on katsetus. Kohe proovime. Natuke toore võitu veel on must praegu. Aga vesi näed, vesi muliseb ja keeb ja proovi, mis maitset on ja anna siin vestele ka. Täitsa kana maitseb. Lõhn on küll nii ahvatlev, et ma olen täna küll hommikust juba söönud hoolega, aga hakkaks kohe püstma praegu. See on hea puljong. Issand. See võib näidiseks viia sinna. No tohutult hea. Ja kui siuke kuum vedelik sees on, sul jääb kohe keha sojaks. Plaksti. Kohe, jah? Koheselt. Et sa võid olla täitsa läbi ja kui sa saad natukene teed või siis kuuma leent soolast kohe. Ja energia laks on kohe. Kõigepealt puljonga siis praad otsa.